tere! Mina olen Marielle. Vahelduv paastumine. Mitte mida süüa, vaid millal süüa. Enamik dieete keskendub toiduvalikule. Vahelduv paastumine pöörab selle loogika ümber. Fookus on ajastusel. See tähendab, et sa sööd kindla ajavahemiku jooksul ja ülejäänud aja lased kehal puhata ning taastuda. Tavaliselt kestab paastuperiood 12–40 tundi. Selle aja jooksul ei tarbita kaloreid. Lubatud on vesi, must kohv ja tee. Söömisaken võib olla näiteks 8 tundi päevas või mõnel päeval nädalas vaid 1 toidukord. Miks see üldse töötab? Kui sa ei söö, kasutab keha esmalt ära viimase toidukorra energia. Kui see on kulutatud, lülitub keha ümber rasvapõletusele. Veelgi huvitavam on see, et paastumise ajal aktiveerub protsess nimega autofaagia. See on nagu keha sisemine puhastusprogramm, kus vanad ja kahjustunud rakud lagundatakse ning taaskasutatakse. See on üks põhjusi, miks paastumist seostatakse mitte ainult kaalulanguse, vaid ka üldise tervise paranemisega. Evolutsiooniline vaade. Inimkeha ei ole loodud pidevalt sööma. Enne põllumajanduse tekkimist elasid inimesed jahimeeste ja korilastena. Söömine ei olnud regulaarne. See tähendas pikki perioode ilma toiduta, füüsilist pingutust toidu hankimiseks, loomulikku vaheldumist paastu ja söömise vahel. Meie ainevahetus on siiani selle rütmiga kohanenud. Populaarsed vahelduva paastu viisid on 16-8. Sööd 8 tundi, paastud 16 tundi, see on kõige levinum ja lihtsam. Teiseks, 5-2. 2 päeval nädalas väga vähe kaloreid. Omad Van Mila Dei. 1 toidukord päevas. Oluline on leida rütm, mis sobib sinu elustiiliga. Huvitavad faktid. Paastumine võib tõsta kasvuhormooni taset, mis toetab rasvapõletust ja lihasmassi säilimist. Insuliinitase langeb, mis aitab kehal paremini rasva kasutada. Mõnel inimesel paraneb keskendumine ja vaimne selgus paastu ajal. Loomkatsetes on nähtud seoseid pikema elueaga. Inimeste uurimine veel käib. Aga oluline nüanss. Vahelduv paastumine ei tööta, kui söömise ajal süüakse palju töödeldud toitu, liialdatakse suhkruga ja kalorite hulk on väga suur. Ehk teisisõnu, ajastus ei kompenseeri halba toidu kvaliteeti. Plussid. Paastumine võib toetada kaalulangust ja rasvapõletust. Aitab stabiliseerida veresuhkrut. Võib alandada vererõhku. Käivitab rakkude puhastusprotsessid. Ei nõua pidevat kalorite lugemist. Lihtne süsteem. Vähem söögi planeerimist. Miinused. Vajab harjumist ja distsipliini. Alguses võib tekkida nälg ja energialangus. Võivad esineda kõrvaltoimed, peavalu, väsimus, ärritus, unehäired. Ei sobi kõigile, näiteks mõnede hormonaalsete seisundite ja väga kõrge stressi korral. Kokkuvõte. Vahelduv paastumine ei ole lihtsalt dieet. See on viis anda kehale aega taastuda ja kasutada oma loomulikke mehhanisme. Kui seda teha õigesti ja koos toitaineterikka toiduga, võib see olla väga tõhus tööriist nii ainevahetuse kui ka üldise tervise toetamiseks. Head tervist!